Tere, tere! Ikka sõidame? Ei sõida vahepeal. Ja siin me nüüd oleme. Pauk käis ja... Pauk käis. Mis pauk? Andsime oma vedeliku koorma ära ja sõidame uue koorma järgi, mis on 15 miili on veel sõita. Me peame olema kell 2 seal ja näitab, et me jõuame 5 minutit varem, nii et loodan, et jõuame õigeks ajaks. Et eks näha ole, mis see koorem seekord tuleb siis. Houstoni külje alt. Ja kuhu me viime selle? Viime Ohiosse. Mingi, ma ei mäleta, mis liit see oli, mingi väike. Palju see oli 200 midagi miili vist. Jah. Palju see kilomeetrit on? Ja küsimused. Sõber Google aitab. 1900 kilomeetrit. Oleme nüüd uue koorma järgi ja mitte ei vea meil jälle kemikaalid, aga seekord on mingisugune putukatõrje. Eelmine kord oli mingi veelisand ja neid on seekord 18 tükki, neid anumaid. Koorma peale ja liigume Ohio poole ja oleme Houstoni linnas.
võtame katte maha, kas vedelikud on alles. Ja siit on kinni, oota. On seal kinni või? Jaa, mingid vedelikud on alles ikka ja siin on veel üks kinni, jah. Natuke muljutud on need rauad seal ümber, aga kellegil on vist liiga palju jõudu olnud. Vedelikud on alles, aga kui... Ma just ütlesin, et kellegil on vist liiga palju jõudu olnud. Kui ära lõhutud need raamid on. Okei, ma olen teise otsa tõmban selle maha. Jah. Tundub, et kõik potsikud on täis, nii et putuka mürki tee peale ei jätnud. No nii, kohe saab koorem maha, saab lahti. Omad nipid võiks teha. Nii, üks veel. Tõmbame teised nad ära. Nüüd teisele poole. Need tuleb see maha tõmmata, tõstab saab maha tõsta asjad, et pärast tuleb kokku kerida. Chicago ilm. Vihma saajab pilves, kell on 8:48 hommikul. Et oleme nüüd Chicago kandis oma, mis meil on, isolatsioon mingisugune on peal või majade soojustus on mingi isolatsioon. Ja läheme töökotta, et autol on või trakil siis on mõningad vead, mis oleks vaja ära parandada, et koorem on peal ja siis vaatame, kaua neil aega läheb. Äkki saame koju hoopis ja siis homme viime koorma Wisconsinisse. Hei! Tere! Ikka sõidame. Avarii oli tee peal. 5 autot olid kokku sõitnud. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. Nüüd siis jõudsime siia töökotta oma selle suure koormaga, kus meil on see ehitus see soojendusmaterjal. Ja ajasime siia sisse, nüüd vaadatakse, meil tehakse kõik asjad, pidurid kontrollitakse üle ja check engine vaadatakse üle, et mis sellega nad teha saavad. Me saame koju minna nüüd ja siis homme hommikul tuleme vara tagasi ja siis hakkame Wisconsinisse sõitma. Need vennad on juba kallal seal hästi kiiresti. Jõudsime nüüd oma mingi soojustuskoormaga kohale. Pidime hommikul 8 kohal olema, aga magasime sisse. Telefoni aku sai tühjaks ja jõudsime 9:30. Aga pole hullu. Ilm on nadi, vihma sajab. Need nurgad, sul seda pikka vart ei ole, et alla lükata või? No, mul on jah, aga need on päris kinni istuvad, on auksudes, nii pingul on. Ühe korra sain selle rühmaga pähe juba. Päris ära vajunud tee peal. Igate pidi lössis ja liikunud on. See on kerge koorem. Palju see oli? Mingi 4000 poundi oli või? See on hästi kerge jah. Aga see kerge on jälle, et ei saa neid kinnitada, et nad on nii pehmed, et lähevad kanti. Jäime hiljaks ka 1,5 tundi või? Juba rääkisin, et magasime sisse. No magada on ka vaja. Jah. Kui magada ei lasta, siis tuleb ise võtta see aeg. Aine. Kas me siit saame ümber ka keerata midagi? Mina ei tea. Paneme terve tiitluse kinni kõik. Ei no ma arvan, et saad. Kitsavõitu on, aga noh. Praktiliselt ruumi keeramised ei ole. Tuli ikka. Tuli jah. Võtab maha juba jah. Ma lasen talle alla võtta, siis võtan need punased ära. Aga ta juba võtab teiselt poolt. No võtab. Jaa. Äkki ta paneb siin samas soovina? No ma loodan. Hea vend lükkab koorma teiselt poolt alla. See ei ole juba meie viga. Ta ei saa oma neid arke sinna alla vist. Ma lähen vaatan. Mine ei sai vist kätte. Aga vaata, et see alla ei viimane nurk siit ei vaju. Ta lükkas seda siia poole. Nüüd on meil uus load praegu. Paneme just uude loadi peale. Wisconsinis oleme.
ma ronin nüüd siia üles, vaatan, et see saab otse täpselt. Päris kõrge. Load tuleb see. Yeah, it's almost even. If you go a little bit back, that should be okay. Lift it up a little bit. Võta see. Kuidas sul läheb? Ei tea. Ei, ma vaatan. Seekord on mingid plastikust lehed või ma ei tea, mis need on. 8 sellist. Nüüd oleme vihmaga ja paneme katet, sest laadijad olid hilja oma laadimisega ja järgmine auto oli juba ees, ootas, et sisse ajada, koormat panema. Et ilus. Mingid mõttetud plastiklaadid on vaja katta kattega. Päris hea. Aeti meid sealt seest välja, kuna järgmine mees tuli oma loadi võtma ja nüüd jäi üks kate õuest panna. Eile siis panime oma või saime selle plastikkoorma peale õhtul mingi 5:30 ajal. Wisconsinist hakkasime sõitma, sõitsime 250 miili läbi Minnesota ja nüüd oleme Iowas ja koorem läheb Kansasesse. Et tahaks täna kohale jõuda, et siis homme on vaba päev, koorma peab ära andma esmaspäeval ja täna on laupäev. Hommikut. Mis hommik? Lõuna on juba. Varsti on juba lõuna.
tahad ära parandada selle või? Hakkan autot remontima. See on auto või? Põhiline, et keegi otsa ei sõida meile, me oleme nii. See on trakk ainikene. See on sõiduauto. Ma püüan selle kummi nüüd lahti saada. Püüan selle kuidagi kätte saada siit. Ja siis 3 meeli on meil nagu auto remondini. Et laseme seal kummi ära vahetada. Kusjuures see rehv, mis praegu katki läks, see oli töökohes, ma neile 2 korda näitasin, et see on kehva rehv. Ja nemad arvasid, et see peab veel kaua vastu. Ja nüüd me siin oleme. Aga väga ohtlik on sõita selle ühega. Kui see katki läheb, siis on mul koorem küllili. Abi, et meie rehvi vahetada. Helistasime ja et lähim bensukas oli mingi 10 kilomeetri kaugusel, et me ei hakanud sinna riskima, et sõita koormaga. Koormaga ei ole ja ei tohi sõita, et sellest võib tikiti saada, trahvi saada. Ja. Üritasin seda rehvi kätte saada ja nii kaua, et ei saanudki seda kätte põhimõtteliselt ise. Aga noh, ei ole midagi, selleks on ju teenus olemas. Nüüd tuli siis abi meile ratast vahetama. Päris jube on, kui trakk siit täitsa kõrvalt mööda sõidab. Nüüd ta tuleb sealt kohe. Koormat peab iga mingi aja tagant pingutama rihmasi. Vahest kui kehva tee on, siis põrub natukene lahti. Esmaspäeva hommik ja hakkasime liikuma, oleme Kansase osariigis ja hakkasime liikuma, meil on tund aega sõitu, et see koorem ära anda. Ja siis on tunni aja kaugusel, et järgi minna uuele koormale. Vaatan. Tere hommikust! Kuidas sul läheb sõiduga, räägi? Kõik on korras? Meeldib? Suure autoga sõita. Väga hea.
mulle tundub, et me viime selle koorma vist kuskile farmi, sest siin muud ei ole kui ainult põllud, suured põllud ja mingid farmid. Ja meil on jäänud veel sõita kusagil 10 miili.